Tere, mina olen Kristi Rahm ja näitan teile natukene, mida siin koolielu kogukonnas teha saab. Meie kogukond on siis IKT ja loovuslasteaias. Siin üleval on siis sellised nupud, mida teie nüüd väga ei kasuta, mis on rohkem administraatori jaoks, kus on siis teated, saab liikmeid kutsuda ja sõpru kutsuda ning lahkuda kogukonnast. Nii, ja muuta kogukonda, mida teebki siis just administraator, et see lahkumise koht on veel selline, kuhu saate ka teie siis juurde ja saate midagi siin teha. Tähtis on vasakpool. Siin on siis kõigepealt kogukonna tegevuste alt, näete te siis kõike seda, mida see kogukond on sellel nädalal teinud või üldse viimasel ajal. On siis näha, kes tegi, mida ta sinna üles pani või mida ta seal siis on kommenteerinud. Siis on siin veel sellised nupud nagu kogukonna liikmete loodud materjalid, kogukonna arutelud ja viited, mida meie nüüd ei kasuta oma kogukonna töös. Aga võib-olla siis seda on teil vaja mõnes hilisemas kogukonnas osalemises. Nii, aga meie jaoks on tähtsad sellised kohad nagu kogukonna ajaveeb, kuhu saab siis lisada postituse. See postituse lisamine käib üsna samamoodi nagu kõikidesse teistesse ajaveebidesse lisamine. Valin lisapostitus, panen sellele pealkirja. Ma võtan praegu selleks pealkirjaks esimene nädal, sest nii on lihtne pärast neid postitusi üles leida. Panen praegu selleks alapealkirjaks ja katse. No, paneme katsetus. Nii, siia saan sisestada sisu. Mina mängisin sel nädalal palju. Eriti meeldis mulle. No ja siia võib lisada siis oma selle lemmikportaali. Teksti saab siis töödeldava, kas seda paksemaks teha, kaldkirja panna või joon alla tõmmata. Siis on võimalik siin täpp või number loendeid lisada. Siit saab sammukese tagasi võtta, kui midagi valesti läks. Saab linki lisada, pilti lisada ja saab ka HTML koodi panna. Näiteks, kui teil on vaja kuskilt mingi rääkiv pilt või mingisugune video võtta, millel on siis MP-kood või HTML kood olemas, siis siia nupule vajutades saab seda lisada. Ma kohe näitan ka, kuidas. Näiteks minul on siin üks rääkiv pilt. Ma nüüd tähistan selle HTML koodi siin ära. Võtan siis copy ja lähen tagasi nüüd oma postituse alla. Võtan siit ka, vajutan nuppu HTML. Nii, ja nüüd siis panen siia siis paste või aseta ja update. Nii, ja näete, nüüd tuleb mulle kohe see rääkiv pilt siia, mitte ei jää siis ainult link. Nii, märksõnad, panen praegu siia mäng, panen siia ka pilt ja panen ka esimene nädal. Et siis on mul kõige lihtsam pärast seda üles leida. Kommentaarid on nüüd võimalik sisse või välja, see tähendab seda, et kas te lubate teistel oma postitust kommenteerida, meie ikka lubame, jätame selle sisse, sest ikka saab pärast ju teiste kohta siis teiste postituste kohta midagi siis öelda. Nii, juurdepääs on nüüd võimalik samuti valida, kas see on privaatne ainult teile, sisse logitud kasutajatele, avalik või siis ainult kogukonnale. Meie valime siit enda jaoks nüüd selle kogukonna oma. Nii, ja staatus nüüd, kas on siis avaldatud või visand, visandit saate pärast veel muuta, avaldatud on siis see, et postitus läheb kohe üles. Nii, on võimalik vaadata ka eelvaadet, aga ma nüüd ei hakka seda tegema, võtan kohe salvesta. Ja näete, nüüd on siis see ajaveebide all see minu postitus olemas. Nii, teised saavad siia siis kommentaare lisada, siia allapoole kasti. Nii, ja mina ise saan ka oma postitust ära kustutada või seda muuta. Nii, nüüd teine hästi tähtis koht teile on kogukonna leheküljed. Siit alt leiate te siis kõik meie kogukonna leheküljed. Meil on nad siis tekitatud siis siia nii, et nad on nädala kaupa ja siis iga nädala all on veel omakorda sellised alamlehed teemade kaupa, mida te siis saate vastavalt sellele, kuhu me jõudnud oleme, siis vaadata ja õppida ja sellega toimetada. Siis teile oma materjalide ülespanemiseks on veel tähtis koht kogukonna failid. Kui selle peale klõpsate, siis näete te neid faile, mida on üles pandud. Siin on võimalik neid vaadata siis ka nädala kaupa. Nii, no näete, teisel nädalal pole veel midagi. Nii, ja siia saab siis lisada oma faili. Nii, võtta selle näiteks arvutist praegu. Nii, ma võtan siit ühes print screeni pildi lihtsalt teile näitamiseks. Panen nimeks teile pilt. Nii, võin veel siia lisada kirjelduse. Nii, ja samamoodi saan siia ka selle HTML koodiga lisada asju. Nii, võin panna märksõnad. No, ma panen siia praegu pilt.
ja kategooriaks valin esimene nädal, siis ma tahan, et ta sinna alla läheb. Samamoodi teie, kui teile on antud näiteks teisel nädalal mingisugune fail, mida te peate üles laadima, siis te teete linnukese siia. Nüüd juurdepääs on juba siin meil vaikimisi see IKT ja loovuslasteaias, see sobib meile väga hästi. Siis on võimalik ka niimoodi, et teie fail ei lähe kohe samal päeval üles, vaid te valite siit näiteks mingisuguse kuupäeva, millal fail üles läheb. Nii, veel on ka kinnitus, et tõepoolest see fail, mida üles laete, on lubatud teie jaoks, et seal on õigused teil olemas ja lae üles. Nii, no näete, ja nüüd ta tuligi siia kohe failide alla kenasti see minu viimane pilt. Ma saan siit nüüd neid ka siis jällegi muuta või kustutada. Nii, no ma siit nüüd kohe näitan teile kustutamise ka ära. Ristist lihtsalt vajutan ja saangi kustutada. Nii, ja näete siis, siia kogukonna failide all on veel võimalik ka valida siis kas pildid või kõik, et ma saan pärast veel ka selle järgi ka vaadata või ka autori järgi näiteks otsida faili üles. Nii, selline on siis see koolielu kogukond IKT ja loovuslasteaias ja toredat toimetamist teile meie kogukonnas.